Tere, minun nimi on Igor King. Üha sagedamini kuulen miljonäridelt või lihtsalt tarkadelt inimestelt, et suure tõenäosusega on sügav ja pikaajaline kriis Euroopa poole teel. Ma tahan teile rääkida täiesti teistsugusest maailmast, liialdamata, kuna öelda teine linn või teine riik ei oleks siinkohal piisav. Erinevusi on tohutult palju, võrreldes ilmselt iga Euroopa linnaga. Vasakul on nimekiri teemadest, mida me täna käsitleme. See on lühike. Enne kui alustame, räägin natuke endast. Olen Eestist pärit. Kinnisvaraäriga olen tegelenud 2017 alates. Mul on Eestis väike agentuur, kui on kellelgi soov siin müüa või Dubais midagi osta. Viime vajadusel läbi kogu tsükli. Müüme kinnisvara ka Hispaania rannikul, Alicante Benidormi ja Malaga Marbella piirkondades, kuid olen oma fookuse peaaegu täielikult suunanud Araabia Ühendemiraatidele, sest see asukoht on palju huvitavam. Laske mul kommenteerida seda silti paremal ja alustame. Partneritele ja klientidele. Käesolev esitlus oli algselt mõeldud agentidele, et nad saaksid huvilisi meile juurde tuua ning saada ka oma osa komisjonitasust. Hiljem mõtlesin, et see on sama esitlus ja asjad, mida me räägime klientidele, kes potentsiaalselt osta soovivad. Samad kliendid võiksid olla ka meie partnerid. Selle jaoks ei pea olema kinnisvaramaakler. Iga inimene, ükskõik mis ametipostil, saab sõna levitada ja teenida. Kui ta räägib oma sõbrale või tuttavale meist, siis suunab Igorini, kes siis talle juba ise Dubaist lähemalt räägib. Kui see inimene teeb tehingu, siis me jagame tasu omavahel ära. Esitlus räägib rohkem numbritest kui kogemusest. Ma teadlikult ei pannud esitlusse selliseid asju, mida saab leida ühe Google'i päringuga. Mida me klientidele pakume? Viisa ehk elamisluba 8 või 10 aastaks. Emiraatide seaduste järgi, sellest on eraldi järgmine slaid, on teil õigus saada kohalik dokumentatsioon, ostes kindla väärtusega kinnisvara. Mida me oma klientidele veel pakume? Täiesti seaduslikult võite vahetada krüptoraha dirhami vastu, edastada see arendajale ja selle krüptoraha tehingu pealt ei ole vaja maksta makse. Konverteerimise eest tuleb väike, ebaoluline protsent, kuid see on palju väiksem kui 20–30%, millega me oleme harjunud. Pakume ka igalt kinnisvaraarendajalt, kõikidelt emiraatlaselt kinnisvaraarendajalt. 99% pakutakse intressivabu osamakseid objekti ehitamise ajaks, 2, 3 või 4 aastaks, sõltuvalt projektist. Ostja maksab teadaoleva summa vastavalt maksegraafikule ja on isegi arendajaid, kes annavad võimaluse maksta intressivabu osamakseid ka pärast võtmete kättesaamist. Öeldes, et me pakume odavaid kortereid, siis odavaid all pean ma silmas seda, et Euroopa standardite järgi on need tõesti odavad. Sellised on pakutavad võimalused. Miks ma ütlen seal, sest suvisel perioodil olen ma Euroopas. Kuid sügisel olen jälle Dubais, et kohtuda klientidega ja teha näitamisi. Linnamajade ja villade hinnad, vaadake. Ei ole midagi ulmelist. Dubai kohta on palju väärarusaamu ja ma olen kuulnud väärarusaamu inimestelt, kes ei ole seal käinud. Palju olen kuulnud väärarusaamu inimestelt, kes on olnud seal turistidena turismikohtades, kulutanud palju raha ja teavad, kuidas elu Emiraatides tegelikult on ning millised on eelised. Rendikinnisvara toob hetkel sellist kasumlikkust, sõltuvalt projektist ja plaanist. Ametliku statistika kohaselt oli rendiväärtuse kasv sel aastal 25%. Ja müügiks mõeldud kinnisvara kasv on 15%, mis tähendab, et üürile andmise järele on palju rohkem nõudlust kui valmisprojektide järele, mis näitab turu tervist. Me saame oma klientidele pakkuda ehituskrunte. Erinevates valdkondades, nii eramuid kui ka korterelamuid.
Edasimyykiksisestamme huvittava projekti, maksamme 30%, myymme selle pooleteise aasta pärast edasi, saamme investeeritud summalt kasumit, mis tekib objekti kogumaksumusest. Sellest räägin teile ka järgmistel slaididel lähemalt. Edasimüük. Meil on võimalus pakkuda oma klientidele pindasid ehitusjärgus hoonete esimestel korrustel poodide jaoks ruumi. Mida me pakume partneritele? 33% soovituse pealt. See võib olla inimene, kes tahab kohe Dubai kinnisvara osta või kes ei tea veel Dubaist midagi ja tuleb lihtsalt rääkima. Ta võib osta kohe või aasta pärast, aga me fikseerime teid ära kliendi soovitajana. Saate kätte oma tasu, kui see klient ostab kinnisvara meie kaudu. Jah, need summad on reaalsed ja see on juhtumipõhine arvutus. Olen kokku pannud kollaaži eelarvamustest, millega olen inimestega Dubaisest rääkides kokku puutunud. Üks naine ütles mulle täiesti tõsiselt, et tüdrukud ei tohi sinna minna. Üksinda. Kui lähed naisena oma pead, siis võib politsei sind kinni võtta. Kui keegi teine seda praegust videot vaadates mõtleb sama, siis ma kinnitan teile, et te võite Dubais üksinda igal tänaval käia, ükski politsei ei võta teid kinni, see ei ole tõsi. Teine osa on betoon. Kes on reisinud turistina, kõndinud marinal ja ei ole väga palju kaugemale jõudnud kui rand ja turismikohad, siis on talle tingimata jäänud mulje, et Dubai ongi betoonist kõrghooned, marinast downtowni või pusine Spice. Et see ongi Dubai. Tegelikult see nii ei ole. Jaemüük on nii palju rohelisi piirkondasid madalate hoonetega, elamiskõlblikud, mitte turismilikud, kus on palju rohelust. Tundub, et siin on selline elu, et laha pritsitakse laiali ja kui me vaatamegi YouTube'i, Instagrami pilte ja reelse, siis tundub, et Dubai ongi raha ja kulud. Ma kinnitan teile, et kui teil on soov ja ambitsioon elada Dubais, siis see ei ole kallim Euroopast. Radisson ühes kuus maksab hetkel 1500 eurot ilma söögita. Uurisin, kus Euroopas saab 1500 euroga kuus Radissonis elada ja ma ei leidnud sellist kohta. Teine eelarvamus, millest ma olen kuulnud, on, et välismaalane ei saa kinnisvara otse osta. Varem oli see nii, nüüd on veel mõned piirkonnad või isegi krundid nendes piirkondades, kus tõesti ei saa osta täisomandit. Ostad kinnisvara 99 aastaks ja tavaliselt on see kinnisvara odavam kui turuhind. Aga põhimõtteliselt on kõik projektid täisomandiga nagu Euroopas. Viimane eelarvamus, kõige levinum eelarvamus, mida ma olen näinud, on see, et Dubai emiraadid elavad naftast, tegelikult ei vasta ka see tõele. Dubai majandus ei sõltu rohkem kui 5% loodusvaradest. Viimase statistikas, mida ma nägin, oli umbes 3% kasulikest fossiilsetest kütustest. Käime läbi miinused. Peamine on see, et seal on kuum. Tegelikult on seal 2, 3, maksimaalselt 4 kuud kuum. Nii et need, kellel on selleks ajaks raha, lendavad ära ja reisivad. Elavad Euroopas. Inimesed, kes on 10 aastat Dubais elanud, ütlevad, et seal on muutunud jahedamaks. Talvel oli varem väga palav, lämbe, aga nüüd on jahe. Ma kinnitan teile, mõnikord on soov isegi midagi selga panna. Räägitakse kliimamuutustest ja on levinud arvamus, et maakeral on tsüklid, soe ja külm ja arvatakse, et soe tsükkel on jäänud natuke võlgu. Nüüd tuleb vaikselt ka külm tsükkel. Põhimõtteliselt kogu planeedil ja mis on fakt, on see, et emiraadid muudavad ilma ja kliimat koos sellega, kui te lähete Google'i ja sisestate,
kui palju päikesepaistelisi päevi on Dubais, siis näette umbes 350, mis on absoluutselt vale, sest Ramadaani ajal aastal 1023 järjestikku ühes kuus oli 10 päeva udu ilma päikeseta ja seda tehti kunstlikult. Tekitatakse pilvi, tekitatakse vihma, päikest ei ole iga päev. On vihma ja infrastruktuur ei tule alati nende vihmadega toime, sest linn on ehitatud vihmahoogude jaoks. Hetkel ei ole veel palju rohelust. Veel. Kuna iga linnaosa haljastatakse. Iga uus linnaosa. On ka linnaosasid, kuhu ei tohi ehitada kinnisvara, kui projekt ei sisalda 35% haljastust. Samuti kuulsin, et iga päev istutatakse Dubais umbes 500 taime. Iga päev, kas te kujutate ette? Ma tean kindlalt, et Dubai tahab olla üks kõige rohelisematest kohtadest maailmas. Singapur samamoodi. Manana inshallah. Kui te olete Hispaanias käinud, siis olete selle sõnaga kokku puutunud. Paljud inimesed arvavad, et manana tähendab homme. Tegelikult see tähendab pigem mitte täna, kuid mitte ka homme. Inshallah tähendab midagi sarnast ehk siis kui Jumal annab, siis vaatame, kuidas läheb. See on lõunapoolsete rahvaste eripära ja sellega tuleb arvestada. Mitte alpine õhka. Tõesti. Seal on ka liivatormid ja plaanid nendega toime tulemiseks, aga fakt on see, et liivatormid on olemas ja haljastus parandab olukorda. Olen näinud ka seda, et nad kaaluvad paigaldada spetsiaalseid masinaid, mis koguvad liiva õhust kokku. Ma arvan, et nad lahendavad selle probleemi. Vesipiibu sõpradele midagi. Tõepoolest on jällegi eelarvamused. Kõik arvavad, et araablased on vesipiibu ja teemeisterid. Jah, vesipiibud on igal nurgal, aga kui sa oled kunagi Peterburis, Moskvas, Kiievis või Tallinnas vesipiibu suitsetanud, siis sealsed vesipiibud ei ole nii head. Head piipu tuleb seal taga otsida. Räägime plussidest. Neid on palju rohkem. Liikudes edasi valitsejate juurde, vasakul on kogu Araabia Ühendemiraatide president. Ja Abu Dhabi emiir, paremal Dubai emiir. Arvud on toodud selleks, et anda ettekujutus nende inimeste ja organisatsioonide, korporatsioonide mastaabist. Need on loetletud, et teha selgeks, et kõik emiraatidest ettevõtted on konkreetsete perekondade omandis ja nende perekondade kontrolli all. Mis puudutab eeliseid teile ja minule, tavainimestele, siis Dubais saab aastaringselt riietuda kergelt, mitte paksult. Ei ole vaja sulejopesid, kingad ei määrdu ja on valged, nagu Hispaanias oleks. Ja see, et igas majas on jõusaal ja bassein, julgustab olema vormis. Sest kõik on nähtaval. Sul on jõusaal 1 minuti kaugusel liftist. Mis on väga mugav. Olen reisinud paljudes riikides ja Euroopa linnades ja võin öelda, et Dubaisse on koondunud palju ilusaid, heas vormis inimesi. Meri ei lähe nii külmaks, et selles ei saa ujuda. See on muidugi harjumuse küsimus, aga Läänemerega võrreldes kindlasti. Varem sai vähemalt suvel ujuda, aga see suvi ei ole see piisavalt soe olnud. Isegi Dubais on talvel meri soojem kui Läänemeri suvel. Ma kinnitan teile. Neid vasakpoolseid mehi, kurjategijaid, ei lubata Dubaisse. Muide Hispaaniale on nendele tee avatud. Ma hakkan Dubaid jooksvalt võrdlema riikide ja linnadega, kus ma ringi liigun, ka Eesti ja Tallinnaga. Ja osaliselt Hispaaniaga. Midagi Hispaania kohta tean ka. Siin Hispaanias vaatasin hiljuti videot, kus inimesed jooksevad palja ülakehaga ja kuulipildujaga mööda linna ringi. Dubais pole see võimatu, aga ma tean kindlalt, et Dubai politsei analüüsis seda juhtumit.
Leitti, että umbes 50% juhtumitest oli pärit Afrikast ja kehtestatti tukev viisakontroll. Otsustades selle järgi, että Dubais ei ole väga palju mustanahalisi, ei ole selle viisakontrolli kriteeriumid niisama uisapäisä täidettavad ja võib-olla makstakse selle eest ka kopsakat tasu. Kuidas on see kaasa aidanud? Nad on ühe otsusega vähendanud 50% võrra taoliste intsidentide arvu Dubais. Miks on nii vaikne? Ja politseidki pole silmapiiril. Oleme ju Euroopas harjunud, et kui me näeme politseiniku püssiga, siis on turvaline, ta kaitseb meid. Siin ei ole nii, politseid näete harva. Küll aga on väga rahulik. Kui lahe on lisaks see, et motivatsiooniks on lisaks tavapärasele vangiminekule ka riigist väljasaatmine. Vanglad on ka äärmiselt ebameeldivad. Dubais elavad inimesed on aga väga vastumeelt sellele, et neid riigist välja saadetakse ja nende sissesõit suletakse. Sellepärast näete te palju naeratavaid ja viisakaid inimesi ümberringi, kus iganes te Dubais ka ei viibiks. Abu Dhabi on olnud tipptasemel. Number 1 juba mitu aastat. Dubai on aga just ohutuse poolest juba mitu aastat esikohal. Muide, minu tuttavad rääkisid mulle köös eeluurimisvanglast. Nende sõber olevat seal käinud. Süsteem selline, et kõik saaksid ühises kambris lamada, pidid 2 kinnipeetud kogu aeg seisma. Nii et Dubai eeluurimisvanglatki ma ei soovitaks. Soovitan olla seaduskuulelik. Olen kuulnud, et ehitatakse ka uusi Euroopa vanglaid, aga pidage meeles. Varaturvalisus. Dubais on privaatsus väga hinnatud. See kehtib korteri kohta või auto kohta. Keegi ei vaata sinu akendest sisse. Kedagi ei huvita, mida sa teed oma kodus. Ma olen teinud katseid, jättes siin-seal rahakotti või telefoni teadlikult lauale. 1-0 minutit hiljem tagasi tulles on kõik asjad alati alles olnud. Siin on palju sarnaseid lugusid, kuidas keegi on unustanud siin-seal midagi maha ja saanud oma asjad tagasi. Olete seda ilmselt ka YouTube'is näinud. Ei saa öelda, et õnn päris 100% alati naeratab. Kindlasti on olnud erandeid. Kuid neid on vähe. Miks? Dubai on täis kaameraid. Iga inimene on isikustatav ja jälitatav. Kuritegevus Dubais ei ole mõistlik. Inimesed ei lülita siin isegi enda autosid parkimisel välja, et konditsioneer töötaks. Keegi ei varasta. Vastupidiselt Hispaaniale, kus mu tuttavatel just hiljuti autoaknad sisse löödi. Mõned autosse jäetud esemed olid akna kaudu välja tõmmatud. Tavaline tava. Konfidentsiaalsus. Ma tegin sarnase ettekande ohvrina. Üks vaatajatest viskas nalja, küsides, kas need on samad, kes on sinna läinud. Selle peale ütlesin, ei, need on need, kes püüavad neid, kes on sinna läinud. Nende ülesanne ei ole üldse nii lihtne, sest Dubai ei anna infot välja. Nad ei ole sellest huvitatud. Sisuliselt on nii, kui saadad päringu, isegi arendajaile, siis võib õnnejuhtumiks nimetada seda, kui keegi paari kuu pärast vastab. Kui üldse vastatakse. Konfidentsiaalsus on kõrgel tasemel. Majanduskasv on kestnud aastaid. Õigustatult. On selge, et eelmise aasta veebruaris eskaleerunud olukord on mõjutanud venelaste sissevoolu. Samas venelased ei olegi kunagi olnud ostjate esiridades. Nagu paljud eeldavad. Nüüd veebruaris sai Hiina vabaks koroonaviiruse piirangutest. Ühel hetkel oli kogu hotelli fuaje täis hiinlasi. Oma silmaga nägin. Reaalselt kogu fuaje kubises nendest. Me läheme riikliku kinnisvaraarendaja Emri müügikontorisse. Ja ühel hetkel taban ära, et seal ja seal on asiaadid. Oli tunda, et nad ostavad ja jäävad ostma. Tuues raha Dubaisse avaldavad nad suurt mõju turule. Lisaks Venemaale ja Hiinale ostab ka Euroopa. Viimase hulgas on pikalt esikohta hoidnud Suurbritannia. Kes oleks võinud arvata, eks?
Lisaks veel India ja Pakistan, suured turud, alati seal olnud. Mõned eurooplased ja venelased eelistavad oma raha viia Türki, kuid Türgil on üks eripära. Seal on liir. Dubai dirham on aga seotud dollariga ja vahetuskurss ei ole kunagi muutunud, mis omakorda tagab meile investeeringute stabiilsuse. Edasi on IT-riigid. Dubai pangad sarnanevad Euroopa pankadele, kus kõik on digitaalne. Kindlasti mitte nii mugavad kui Eesti pangad. Tuues näiteks Hispaania pangad, siis neid võib ilmselt võrrelda vaid nende endiga. Kõik on küll digitaalne, kuid nii palju on igasugu keerulisi paroole, mis võiks ju olemata olla. Seda kõike on lihtsalt liiga palju. Nii see seal paraku on igatahes, kui teil on. Emiraatide dokumendid, saate konto avada ilma pangas käimata, online, ning kaart saadetakse paari päeva jooksul kodusele aadressile. Nagu ma ütlesin, on kaamerad kõikjal, üle kogu linna, mis tagab ka turvalisuse. Nende kaamerate abil leiab üles igaühe ja tänavatel pole kumminuid ega politseinikke. Jah, kõikjal on kaamerad, mis tuvastavad turvavöö mittekandmist ja mõõdavad sõidukiirust. Politsei ei tule isegi sündmuskohale, kui keegi niisama kellegi sisse sõidab ja kui kannatanuid pole. Paljusid avalikke teenusi osutatakse samuti digitaalselt. Dubai areneb aktiivselt ka parkimises, ka siis kui oled turist, saad sa kerge vaevaga siltide pealt aru, mida sa tegema pead ehk kuhu smisi saata või mis rakendus alla laadida. Väga mugav. Jah, muide, kinnisvaratehingud toimuvad ka täielikult onlineis. Ehk siis kui me räägime arendaja uutest objektidest, mis parasjagu fookuses on. Ei pea ise üldse kohale tulema. Teie maksate arve otse või saate pangakaardi ühendamisega saata raha ka arendaja escrow kontole. Kui te veel ei tea, mis asi on escrow, siis ma puudutan seda natuke hiljem. Meditsiiniturismi osas on Dubai maailmas 6. kohal. Jõudis juba ette ka Iisraelist ja Saksamaast. Kes oleks osanud arvata? Üüratu investeerimise valdkond ja riiklikud tulud, mis on koondunud meditsiinisektorisse. See sektor areneb väga aktiivselt ja teenuste kvaliteet on kõrgeimal tasemel. Enda ettevõtte avamiseks või meditsiinitöötajatele töö pakkumiseks on vaja palju dokumente ja läbida praktika kõige kinnitamiseks. Dubai hindab oma mainet väga kõrgelt. Sadu erinevaid meelelahutusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Käies 2 korda nädalas erinevates kohtades mõnel kontserdil või üritusel, saab aasta jooksul läbi käia kõikvõimalikud erinevad asukohad. Räägime muredest, mis mõlguvad ennekõike emade peades. Täpsemalt öeldes lasteaedadega seotud küsimused. Siin te näete veebilehte, kust saab näha kõiki lasteaedu, koole ja ülikoole. Sellele lehele postitatava info suhtes on väga range kontroll. Haridusasutused on reastatud hinnangute järgi ja võib edasi suunduda ka nende akrediteeritud asutuste endi kodulehtedele uudistama. Siin on näide vaid ühest reaalsest lasteaiast. Siin on näha, mis vanuses lapsi vastu võetakse. Jah, alates 8 nädalast, mida on tegelikult raske ette kujutada, aga selline info on tõepoolest üleval. Hea lasteaed maksab Dubais alates 1200 € kuu. Alates. Selge see, et see ei ole lagi. Sageli on Dubais kõik asjad struktuurselt samas rühmituses, ehk siis ostes endale korteri, on sealsamas kohe konkreetne lasteaed, kooline. Laps saab harjuda kohaliku eluga, suhelda inimestega, õppida ja jätkata õpinguid endale tuttavas kohas kodu lähedal. On 3 haridussüsteemi, Briti, Ameerika, Šveitsi. Saate valida endale sobivaima. 3 keelt õpib laps tavaliselt juba lasteaias, inglise keel, araabia keel, pluss mõni muu keel, mille ta valib koolis. On võimalus jätta lapsed 17-aastaseni kooli, nagu on kombeks Euroopas. Kõik haridussüsteemid muide ei luba seda, aga üks neist, vist oli Šveitsi oma, lubab jätta oma lapsed kooli, kuni nad on 17-aastased. Lapsi ei kasvata kõiki ühe joone järgi, ühes formaadis.
Tuvastatakse, mis on lapse tugevad küljed või eelistatud valdkonnad ja pööratakse rohkem tähelepanu just nendele omadustele. Kas olete näinud internetis sellist pilti, on puu ja selle juures on kaamel, hirv ja kala. Kõrval on kiri, kui te hindate igaüht neist selle järgi, kas ta suudab puu otsa ronida, siis ei tule sellest midagi head välja. Emiraatides on nii, et nad ei tee seda suurt postsovetlikku viga, vaid arendavad individuaalselt lapsi nende tugevuste järgi. Ma arvan, et see on imeline. Lisaks veel ka see asjaolu, et teie laps saab olema ümbritsetud heal järjel olevate perede lastega. Ja see omakorda tagab selle, et laps pärast lasteaeda sotsialiseerub teiste lastega, kellel on hobid ja tegevused. Kui me aga toome siia võrdluseks nõukogude järgsed riigid, siis pannes enda laps lasteaeda ja tavakooli, siis te teate isegi, mis seal toimub. Lapsed kohtuvad ja ei tea, kuhu minna ja mida teha. Siin on enamusel hobideks ratsasport, golf, ujumine ja kõikidel lastel on mingi tegevuses hoidev hobi. Teie laps läheb sellises keskkonnas sama rada. Tulles tagasi Blossomi lasteaiaketi juurde, siis see asutati 2003 Prantsusmaal ja see on juhtiv kett maailmas. Konkreetselt minu oma tuttavad andsid oma lapse sellesse ketti. Ja neil võttis päris kaua aega, et ära valida. Ühesõnaga on nii, et on oma rajoon ja rajoonis oma lasteaed, mis kuulub samasse ketti. Üle tee on juba järgmine rajoon, kuid on jällegi samasse ketti kuuluv lasteaed. Ehk siis tekib valikuvõimalus. Just see kett on selline, millel on rohkem kui üks esindus Dubais. Lisaks ka Prantsusmaal, Belgias, Saksamaal, Šveitsis, Luksemburgis, Hollandis, Ameerikas, Indias, Singapuris ja no te kujutate ette, kui suur on see ulatus. Inimesed on aastakümnete jooksul välja töötanud oma süsteemi, lihvinud seda ja dubleerinud seda parimatesse riikidesse. Koolid. On olemas koolivorm, mis teeb kõik võrdseks. See on oluline, sest perede sissetulekud võivad olla erinevad. Koolivormiga aga ei saa lapsed väga millegagi uhkeldada. Super ju! Veebileht on sama, on tutvustused, hinnangud ja järelevalve. Kõik samad asjad, mis olid eelmisel slaidil. 4 keelt, targad sõbrad, kannatustevaba lähenemine ja väga palju võimalusi. Kujutage ette, millised võimalused avanevad lapsele, kes on õppinud rahvusvahelises koolis ja oskab 5 keelt. Lisaks tunneb ta 10 tuttavaid ja sõpru, kes on suure tõenäosusega jõukamatest peredest ja kellel on tulevikus edukad ärid või head töökohad. See on imeline. Hind on siin ka ära märgitud. Konkreetselt see kool on üks parimaid ja maksab 26 000 euro aastas. Hinnad on välja toodud tänase seisuga ehk võivad muutuda. Head koolid algavad siis umbes tasust 15002 euro aastas. Lühidalt ülikoolidest. Maksumus. Õnne see. Vaadake ja võrrelge seda ise nende ülikoolidega, kus õppisite, nii teie kui ka mina. Vaadake aga, kuidas see siin välja näeb, puhtalt esteetiliselt. Tajuge, mis seal inimest ümbritseb. See on täielik unistus. Jällegi tänaseks päevaks on lasteaedade, koolide ja ülikoolide arv selline ja see arv muudkui. Tohutu turg, palju rahakaid inimesi. Palju ka inimesi, keda tööle värvata. Ütleme nii, et kui te olete sündinud euroopaliku nahavärviga, siis olete. Selles mõttes, et tõenäosus leida hästi tasustatud töökoht on koheselt suurem. Eriti suur on tõenäosus siis, kui oskad inglise ja vene keelt. Vene keele oskajaid on üha rohkem ja rohkem üle kogu maailma. Olen kuulnud, et omaenda kohalikke ei võeta enam tööle, kui nad ei oska inglise keelt. Mis puudutab inglise keele tähtsust? Võrdleme seda näiteks Eesti ja Hispaaniaga. Kolides Eestisse või Hispaaniasse oskamata kohalikku keelt, siis on raske toime tulla. Kõiki küsimusi ilma riigikeeleta lahendada ei suuda ja läheb tõlgi abi vaja või omandada riigikeel enne tööle või õppima asumist.
Dubai suur eelis on see, et seal lahendatakse kõik küsimused inglise keeles. Ettevõtte omanike jaoks on tegemist suure turuga ja rahavoogudega. Palju lihtsam on raha teenida seal, kus seda on. Kas pole? Veel üks oluline pluss on see, et ei ole miinimumpalga piirangut. Võite maksta töötajale ka 1 dirhami kuus, ei ole mingit probleemi. Pangad on olemas ja nagu ma juba ennist ütlesin, siis kõik töötab online. Laene antakse ka, aga enamasti antakse neid välja kohalike dokumentidega. Euroopa dokumentidega saab ka. Aga see ei ole nii lihtne ja peab olema ametlik sissetulek vähemalt 5000 €, alles siis hakatakse kaaluma. Sellega tegelevad krediidihaldurid, kes tunnevad panku ja teavad, kuidas taotleda. Muidugi võtavad nad ka oma protsendi. Ühiskond. Inimesed üle kogu maailma, kõikjalt Kanadast, Portugalist, Baltikumist, Venemaalt, Ukrainast, Indiast, Pakistanist. Siin te saate kohtuda inimestega, keda ei kohta kusagil mujal. Näiteks Euroopas elades. Mul on Dubais üks tuttav Türkmenistanist. Olete te kuulnud midagi Türkmenistanist? Inimene ise on Türkmenistanist, kuid elanud 10 aastat Suurbritannias ja nüüd me kohtusime hoopis Dubais. Täiesti erinev elukogemus ja mõtteviis. See on väga huvitav teema. Rahvaarv on praegu umbes 3,5 miljonit. Mis te arvate, kui palju oli Emiraatide Dubai rahvaarv? Aastal 1950. Ja mis te arvate, kui suur on kohalike elanike osakaal nende 3,5 miljoni hulgas praegu? Vaadake seda numbrit. 85% on praeguseks sisserännanuid. See tähendab, et 15% on kõigest kohalikke. Ja mida rohkem inimesi tuleb, seda rohkem väheneb kohalike osakaal. See on lahe, sest kui sa tuled Hispaaniasse, siis oled sa täiskülaline ja pead oskama keelt. Seda keelebarjääri ja võõrasust on reaalselt tunda. Dubais seevastu enamus inimesi, kes mööda kõnnivad, on samasugused mittekohalikud nagu sina. See annab omamoodi meelerahu. Justkui kõik on samasugused külalised. Enamik ongi. Õhkkond. See on veel üks plusse. Te võite kohtuda selliste inimestega tänaval, restoranis või mõnel ühisüritusel. Ma ei hakka ütlema, kes see on, kindlasti kõik teavad. Telegrami looja. Ja see armas tüdruk. Nüüdseks on ta blogija, keda kõik venelased on kindlasti telekast näinud. Avel Turoviga olen kohtunud isiklikult lihtsalt tänaval jalutades ja selle tüdrukuga kohtusin ühel üritusel. Vaadake, see on teie igapäevaelu Dubais, kui te ostate korteri. Iga päev, palun. Ma muidugi teen nalja, aga tegelikult huvitavate inimeste, ettevõtjad, miljonäride, miljardäride arv seal on piiritu. Kodust väljudes on iga nurga peal mõni koht või üritus, kus kohtuda kõikide selliste inimestega. See on üks asi, mis mulle endale isiklikult Dubai puhul väga meeldib. Räägime maksusüsteemist. Siin on Dubai arvud tänase seisuga Tallinnas ja Marbellas. Kõik tänase seisuga. Meil on astmestik ja maksutõus sõltuvalt summast. Numbrid on ligikaudsed. Kui keegi vaatab mind Hispaaniast ja ütleb, Igor, mida sa räägid? See ei ole nii, kuna meil on 24%, mitte 25%, siis on need numbrid Hispaanias ikkagi tohutud. Nagu kogu Euroopas, võrreldes Dubaiga. Vaatame, kui palju raha saab töötaja, ettevõtte omanik, kui ta teenib 100 000 €. Eestis või Euroopas vahet pole kus, kuna niikuinii on umbes sama süsteem võrreldes Dubaiga. Ma olen arvutanud spetsiaalsel kalkulaatoril ilma maksuvaba miinimumi arvestamata, mis muudab natuke Tallinna numbrit. Tuleb välja maksimaalselt 55 000. Mees, kes teenis raha ettevõtte jaoks ja võttis selle palgaga välja. See on see arv, mis sa lõpuks saad ehk poole vähem. Dubais on see 95 000, seal on litsentsitasu. Dubais maksad seda tasu sõltuvalt sellest, mis tegevusega sa tegeled. Sul võib olla kohustus rentida kontor, aga võib ka mitte olla.
Plus lisandub litsentsitasu, plus aruandetasu, aga need ei põhine käibel. Neid summasid ei saa nimetada maksudeks. Kui te olete loonud ettevõtte, aga otsustate mitte midagi teha, siis on see kahjumlik. Kui te aga teenite raha, siis ei ole oluline, kas te teenite 100 000, mida Dubais peetakse, pehmelt öeldes, mitte väga paljuks, või te teenite miljoneid, maksate ikkagi sama palju litsentsi eest. Ja 5%. Sel aastal kehtestasid nad tulumaksu 9% korporatsioonidele, suurtele ettevõtetele. Lõpptulemus, järeldus, peaaegu 2 korda suurem erinevus on selles osas, mis summa saab inimene enda kontole, ausalt teenitud tööga. Veel üks pluss, mida me eelnevalt miinusena käsitlesime, on see, et Dubai on rohelinn. Siin on tõesti väga rohelised linnaosad ja pargid. Need on Dubais sees ja jäävad enamasti märkamata Dubait turistidena külastavatele inimestele. On olemas üldplaneering aastaks 2040. Te võite vaadata kõiki selle plaani punkte veebilehelt, mis on märgitud paremal. Mõned peamised. Protsent randasid, seda tehakse teise palmi avamise arvelt ja ehitus on juba käimas. See on uus vaatamisväärsus. Need, kes arvasid, et Business Bay ja Downtown on maailmanabad, hakkavad nüüd aru saama, et Dubai laieneb edasi uue palmi suunas ja kinnisvara hakatakse siin alles arendama. See on õige koht kinnisvara ostmiseks. Marina, Business Bay, Downtown, need on kallid, on palju vana kinnisvara, tihe liiklus. Olgu, ma kaldusin teemast kõrvale. Konkreetselt kinnisvarast räägime natuke hiljem. Detailidesse laskun nendega, kes minuga eraldi ühendust võtavad. Haljastus. Nagu ma ütlesin, siis Dubais on juba palju haljasalasid. Plaanis on protsent. Elanikkond ka peaaegu kahekordistub. On selge, et elanikkonna kahekordistumine ei toimu kõrghoonete ehitamisega olemasolevatele aladele, sest nii tekivad hullud liiklusummikud. Dubai kasvab sügavuselt kõrbe suunas ja laiuselt Abu Dhabi suunas. Aprillis olid jahedad päevad. Ütlen seda teile kui inimene, kes oli tol hetkel Dubais ja mõtlesin, et kus on lubatud soojus on. Oli lihtsalt jahe, pilved, tuul, vihm. Väga hea, kliima muutub. Lennujaamad. Kui palju reisijaid võeti vastu 2022 aastal? Need on maailma parimad lennujaamad ja Dubai jõudis ette ka Londonist ja Amsterdamist, tehes 127% kasvu. Mida see meile ütleb? See näitab meile turistide arvu, kelle pealt Araabia Ühendemiraadid raha teenivad, töötajate arvu, kes tulid tööle, ettevõtte, organisatsioonide arvu ehk umbkaudselt öeldes, kui palju inimesi sinna raha tõi. Kuna me rääkisime Eestist, siis vaatame, mis meil siin Eestis on. Mis te arvate, milline on see number? See on see number, aga aastal 2023 vähenes lendude arv Tallinnast, nii et ma olen veendunud, et see number jääb vähenema. Dubai suur eelis on see, et nüüd avatakse seal ka teine lennujaam. Nüüd saab sealt ilma ümberistumisteta lennata kõikjale maailmas. Praktiliselt kõikjale. Eestisse loomulikult mitte. Mis hüved on elamisloal viisal ja kuidas seda saada? 186 000 €. Ostame kinnisvara, investeerime majandusse. Ja saame selle 2-aastase elamisloa viisa. On ka premium variant ehk 545 000 €, kus antakse 1 0-aastane elamisluba viisa. Selle premium ehk kuldpaketi alla kuulub kõik, ka koduperenaine, kelle saate endaga kaasa tuua, muutudes tema sponsoriks. Mida see annab? Panin jällegi lingi allikale, kust saate ise kõike üksikasjalikult uurida. Seadused muutuvad üsna tihti. Riik ja linn kasvavad üsna kiiresti, kuid fakt on hetkel see, et viisaga saab seal viibida piiramatu arvu päevi.
Minna või saata oma lapsi õppima, saada arstiabi, saada kindlustust, osta auto, saada kohalik juhiluba, peab saama. Kui oled Euroopast, saada võimalus neid lihtsalt vahetada ja avada pangakonto. Ühesõnaga saab kasutada kogu infrastruktuuri nagu tavaline elanik. Dubais näeks sama asi välja nii, et kedagi ei huvita. Võib kanda arendajatele krüptoraha, võib anda arendajale sularaha. Kõik arendajad alati küll kõike ei aktsepteeri, kuid on olemas sellised võimalused. Arendaja ei küsi kunagi, kust te võtate selle raha. Kui see raha on teie pangakontol, siis sellest piisab. Üks asi veel, Hispaanias kinnisvara ostes maksate 7%, vana kinnisvara kuni 1,0%, uus kinnisvara riigile, vähemasti Marbellas. Dubais maksate alati 4%. Mis te arvate, mis protsent on Singapuris? Jah, see number on põhjusega nii suur, et Hiina kõike ära ei ostaks. Just nii. Ärge lihtsalt sinna ostke. Muidu, mis te arvate, kuhu hiinlased oma raha nüüd viivad? See jällegi tagab meile järjekordse pikaajalise kinnisvarahindade kallinemise. Hiinlased, nad ei too mitte lihtsalt oma raha, vaid tulevad ise ka hordidena. Eriti peale seda, kui nad on olnud üsna karmilt ja pikka aega karantiinis. Saadi aru, et vabadus on väga suhteline. Investeeringu plussid. Jah, nagu juba mainitud, üür toob 7–15%, siin tuleb iga juhtumit eraldi arvestada. On olemas see, mida nimetatakse posthandoveriks, ehk siis maksad poole summast, saad võtmed kätte ja maksad ülejäänud osa üürniku kulul. Edasimüük toob protsent investeeritud vahenditele. Investeerisime 1 000 000 eurot, maksime sisse 30–40% ja 4% riigile, millest me rääkisime viimasel slaidil. Kinnisvaraturg kasvab, kinnisvara väärtus kasvab. Vaid hea kinnisvara kasvab koos ehitusega vastavalt. Kui turg kasvas protsent, siis ehitusjärgus olevate ehitiste arv kasvas protsent, ehk sissemakstud vahendid kasvavad lõpuks 20%, 30%, vahel 50% ja isegi 100% oma väärtuses. Sellist tasuvust on võimalik päriselt teha haruldastel preemiaobjektidel. Näiteks Royal Atlantise investorid teenisid selle pealt ikka väga head raha. Selliseid projekte tuleb järjest aeg-ajalt peale. Ma tean täpselt, millistesse projektidesse ja milliste arendajatega me saame siseneda ja kus me kindlasti teenime raha. Küsimus ei ole selles, kas teenime. Küsimus on selles, kuivõrd palju selle konkreetse projekti pealt teenime ja kui suur on nõudlus. Ühel projektil võib olla väiksem, teisel suurem nõudlus. Mul on mitu arendajat, kes pakuvad selliseid võimalusi. On ka selline arendaja, kes lubab investoritel otse raha teenida. Ligikaudu 100 inimest krundile, kes kõik tahavad osta. Arendaja võiks tõsta hinda, jättes 100 inimese asemel vaid 10 inimest järjekorda. Ta aga ei tõsta hinda, vaid kõik osalevad loosis ja selle teel keegi ostab. Omakorda see, kes ostis, saab järgmisel päeval oma maatüki juba iseseisvalt edasi müüa. Ma tean, kuidas osta ilma loosita ja oksjonita. Teil on võimalus saada neid kinnistuid. On olemas arendajaid, kes annavad allahindlust, kui ostad mitu kinnisvara korraga. See on samuti edasimüügi jaoks kasulik. Saades vähemalt 2% 3 krundi peale kokku, saad võimaluse valida endale ise maatükid. Kõik maatükid ei jõuagi lõpliku ostjani ja eelmüügi kaudu lähevad enamjaolt kindlate projektide kõige paremad alad ära. Kokkuvõtlikult võib öelda, et Dubai kogub kõike, mis on parimast parim. Dubai hipodroom, Burj Khalifa. Kõige suurem kaubanduskeskus, uus Maidani kaubanduskeskus, mida praegu ehitatakse, Palm, see oli nagu maailma ime. Nüüd nad avavad veel suurema palmi.
Lisaks ehitavad nad saarele ka kasiino, kuna Araabia maadele ei tohi ametlikult šariaadi seaduse järgi mänguasutusi püstitada. Kui see on aga tehissaar, siis võib. Sellest tulenevalt on vastavas emiraadis, kuhu see ehitatakse, kinnisvaraturg hakanud jõudsasti kasvama ja seal on palju potentsiaali. Räägime ühest, ilmselt kõige levinumast väärarusaamast selle kohta, et Dubai on kallis. Tavaliselt vastan sellele, et Euroopast kallim kindlasti mitte. Täiesti õigustatult lubage mul rääkida teile hindadest ja sellest, mida ma märkasin Dubais käies konkreetsete toodete kohta. Toit, sõltuvalt sellest, millisest turuketist te seda ostate, võib olla odavam kui Euroopas. Samas võib olla ka sama või isegi 1–20% kallim, olenevalt tootest endast. Kui me võtame paki kodujuustu, siis see maksab 5 eurot, aga see on pigem erand. Enamik toortooteid, nagu pildil. Need on odavamad või samas hinnaklassis kui Euroopas. Kulleriteenus on sama. Igal juhul on meil Eestis võimas inflatsioon ja kõik hinnad on tõusnud, ka kohaletoimetamine. Tallinnas kana või kalkunikebabi tellides maksate 14–16 eur. Dubais saab sama raha eest ka kebabi koju ja kuna seal on suur konkurents, siis restoranid ja köögid üle maailma pakuvad ka kingituseks väga maitsva hummuse kaasa. Toidu kohaletoimetamine restoranidest ei ole kindlasti kallim. Valik on tohutu, kütus maksab kuni $, hind hüppab 0,9 sendi ümber, autod on odavamad kui Euroopas ja kinnisvara. Sellest räägime hiljem. Vaatame. Korra ühe näitena. Keskmise vanusega premium-autot, Audi R8. See oli vist eelviimane kere ja selle hind Eestis. Sellise auto hind on alates 20 €, Dubais on niikuinii enamus autosid heas korras. Meie riigis maksab selline heas korras sõiduk umbes 25 000, võib-olla 27 000 €. Kui palju see auto teie arvates Dubais maksta võiks? Lisaks ka teed. On Emiraatides paremad kui ükskõik, mis teed, mida ma oma elu jooksul olen näinud. Olen sõitnud Hispaanias, sõites läbi kogu ranniku. Olen sõitnud läbi Saksamaa, olen sõitnud läbi Prantsusmaa. Sinnamaani arvasin, et parimad teed on Hispaanias. Kuni jõudsin Dubaini. Neid ei saa isegi võrrelda. Lisaks oli hiljuti üks uudis, et nad lasevad turule spetsiaalse sõiduki, mis skaneerib teekatet pragude järele ja märgib kaardil, kus on pragu, mis tähelepanu vajab. See on geniaalne. Räägime kõrgema klassi autodest, Rolls-Royce'ist. Tagasihoidlik Rolls-Royce Eestis valiku ja võimaluste vähesuse tõttu maksab 120 000 €. Dubais müüdi seda konkreetset autot. Ilma kauplemiseta 80 000 € eest. Eestis maksab iga kolmas liisitud auto rohkem. Läheme edasi. Statistika juurde. Teen tuhaks nende inimeste vastuväited, kes ütlevad, et see on kallis ja et turg on ülekuumenenud. Enamjaolt on need inimesed sellised, kes pole kunagi Dubais käinudki. Ühistransporti ma ei hakka puudutamagi. Tean, et seda presentatsiooni siin ei vaata niikuinii need, kes bussiga sõidavad. Kui me aga lihtsalt elamiskulusid võrdleme, siis vaadake ise ja võrrelge. Ma ei hakka kõike ette lugema. Arvestades seda, et Dubai on megalinn, Dubai on kallis, kõik on eliit, kõik on premium, kesklinnas vaid taksod, mis muide ei ole Euroopa omadest kallimad. Uue keskmise auto rentimine, näiteks tavaline Kia, ilma dokumentideta, maksab umbes 1200 € koos kindlustusega. See võib olla Passat, see võib olla Kia. Täiesti normaalne raha. Jah, uue auto eest.
See slaid nüüd näitab meile, kui palju kinnisvara 1 miljoni eest keskmiselt on võimalik osta, statistika on ligikaudne ja on selge, et need arvud on pidevas muutuses, aga see tabel annab siiski põhilise idee edasi. Muide, siin on kõrvutatud ka Singapur, kus lausa 35,2 saab osta. Tegelikult enam ei saa, sest selle miljoni pealt. Mille eest te kinnisvara ostate, peab veel juurde maksma. 600 000 €. Singapuri välja jättes on siin ka Euroopa võrdlusnäitajad. Kas on siis Dubai nii palju halvem Berliinist või Pariisist, mis te arvate? Ma arvan, et Dubais on tohutult palju plusse. Siin on nüüd Moskva ja Sotši slaid mõeldud nendele, kes tunnevad Venemaa turgu. Sotši lööb kõik rekordid, keskmine ruutmeetri hind 2023. aasta alguses. On oluline märkida, et need on keskmised arvud, mitte me ei võta siin arvesse maksimaalset ülempiiri. Siin me ei võta premium kinnisvara. Dubais võib üks ruut premium kinnisvara maksta kergelt 40 000 €, üks ruut. See ettevõte siin analüüsib turge, võtab teatud korteri, oli vist 62, ja arvutab selle põhjal, kui palju saab palgaga inimene seda osta, arvestades, et ta elab kesklinnas ja kui palju saab ta seda osta, kui ta selle omakorda välja üürib. Agentuur hindab turu ülekuumenemist. Põhimõtteliselt on see minu lemmikslaid, mida näidata neile, kes väidavad, et Dubai on kui peatselt lõhkev mull. Millel põhinevad need mõtted turu ülekuumenemisest? Dubai ei ole rohkem ülekuumenenud kui Varssavi. Varssavil, nagu te teate, on aga Euroopa keskus, nagu need Saksamaa linnad. Saksamaa linnad on palju enam ülekuumenenud. Dubai on üks kõige vähem ülekuumenenud turgusid maailmas, kus kinnisvaraarendajad lasevad inimestel konkreetselt raha teenida, meelitades linna ülesehitamisega üha rohkem investeeringuid. See on lahe strateegia, nad ei püüa võtta maksimumi. Siin on näha luksussegmendi kasvu kogu maailmas. Kui te oleksite seda presentatsiooni varem vaadanud, siis oleksite saanud minu kaudu osta arendajalt korteri ja see oleks praeguseks juba 50% oma väärtusest tõusnud. Dubai on üks tulusamaid lühiajalise üüriturge. Kes on juba ostnud endale Dubaisse kinnisvara? Nimesid ei hakka nimetama, kuna te teate paljusid neist. Siin on pisike nimekiri inimestest. Et anda teile reaalne ettekujutus sellest, kellega te võite kohtuda Dubais elades reaalselt tänaval. Need inimesed on juba paigutanud enda raha Dubaisse ja jätkavad sellesse investeerimist. Räägime kinnisvarast üldiselt. Üldiselt, miks inimesed investeerivad kinnisvarasse? Me ei räägi Dubaist, me räägime üldiselt kinnisvarast. Kinnisvara pikemas perspektiivis kasvab alati. On olemas nali, millal on parim aeg osta. Vastus on alati eile. Vaadake ükskõik millist graafikut. Igas stabiilses riigis on kinnisvaraturg liikumas 10 aasta jooksul ikka ülespoole. Turu kasv pluss üüritootlus. Konkreetselt Dubais on kasv olnud 15% pluss renditulu, kui kinnisvara on valmis, et seda lisada. Üüritootlus on dollarites väljendatuna jällegi suurusjärgus 15% ja 30%, ma arvan, et see ei ole halb. Tagasi üldiste põhjuste juurde. Riskivaba investeering. Jällegi, kõikjal on riskid, kuid võrreldes kõigi teiste investeeringutega on see kõige stabiilsem. Pärand. Miks on mõtet kinnisvara mitmekordistada? Sest see on, nagu me juba ütlesime, kasvav, tootlik objekt. Ja see objekt on arusaadav teie pärijatele. Need, kes tunnevad Fiati ajalugu, mõistavad, millest ma räägin. Mitte alati ei saa pärija hakkama sellega, mida talle pärandatakse. Kui tegu on näiteks tehasega või keerulise ettevõttega või teie konkreetse nimega seotud ettevõttega. Kinnisvaraga saab aga igaüks hakkama.
Noh, peaaegu. Hajuttamine. Miksi inimesed ostavad kinnisvara? Sest nad on juba ostnud aktsiaid, krüptovaluutat ja liigutavad raha kinnisvarasse. Muuhulgas liigutavad nad raha eri riikide kinnisvarasse. Kui ühes kohas on kriis, siis teises kohas on kasv. Ühesõnaga hajutamine. Kinnisvara on midagi, mida on raske ära võtta. Erinevalt krüptorahast või väärismetallist, mida hoitakse kusagil. Vähem on kuulda lugusid sellest, kuidas on varastatud kinnisvara. Tegemist on varaga, mis on likviidne. Kinnisvara, seda on alati vaja. On arusaadav, et hind võib aeg-ajalt olla murekohaks ja ette võib tulla kriise, kuid kinnisvara on miski, mida kõik vajavad. Inimesed elavad seal. Sellest aktsioomist saab kergesti välja tulla. Miks inimesed ostavad Dubaisse? Escrow. Mis see escrow on? Teil on konto pangas, millele arendajal ei ole juurdepääsu. Raha vabastatakse pangast projekti ehitamise järkudena. Pank saab arendajalt aruandeid, fotosid ja muid dokumente, oletame selle kohta, et projekt on edenenud 1,0%. Sellisel juhul saab arendaja kontolt võtta selle protsendi ulatuses summa. Selliselt on ostja kaitstud ehitusjärgus oleva projektiga seotud kõigi võimalike riskide eest. Pank on käendajaks. Miks veel inimesed Dubaisse kinnisvara ostavad? Seda saab teha ka krüptoraha eest. Inimesed ei pea selle jaoks ise kohalegi tulema. Nad kannavad raha arendajale üle või vahetavad krüptosula vastu ja siiski toovad raha arendajale füüsiliselt. Muidu aga ei ole kohalolu vajalik ega ole vaja teha ka mingeid tehinguid panga kaudu. Kõik on tehtud ebareaalselt lihtsaks. See on ilmselt ikkagi kõige kasumlikum meetod krüptoraha väljavõtmiseks oma rahakotist. Dubaisse hajutamine. Kes ostnud Euroopas, vana Euroopa Baltikum, peab tajuma, et Dubai on otsene hajutamine, sest see on täiesti teine maailm. Kui Euroopas võib olla kriis, siis seal seda ei pruugi üldse olla. Miks muidu on hinnad nagu Eestis või madalamad kui vanas Euroopas ja selle pealinnades? Kui me võrdleme Saksamaa ja Prantsusmaa pealinnu. Saksamaa ja Prantsusmaa pealinnadega võrreldes on UAE pealinna Abu Dhabi hinnad madalamad kui vanades Euroopa pealinnades. Hinnad on nagu Eestis, tõepoolest. Räägime nüüd konkreetselt näidetest. Inimesed, kellega olen Baltikumist ja üldse Euroopast suhelnud, nad arvavad tavaliselt, et Dubai on uskumatu hinnaga ja sinna on võimatu siseneda. Et on vaja miljoneid. Ei ole. Praegu on projekte. Iga uuem käivitamine on muidugi kallim, aga praegu on veel projekte, kuhu saab siseneda, makstes vähem kui tavalise projekti eest isegi Tallinnas. Igatahes me otsisime just Tallinnas stuudiokorterit 140 000 euro eest. Ei leidnud ilusat ja uut. Dubais saab selle summa eest aga ehitusjärgus oleva projekti. 1,05001300 euro vahemikus, kui maksta sularahas. Miks muidu Dubais? Null maksud üürile ja müügile. Euroopas on selge, et kui oled aus inimene, pikaajaliselt orienteeritud kindlale tööle. Peate Eestis, Hispaanias maksma makse. Eestis on see allahindlusega umbes 16%, Hispaanias üle 20%. Dubais on aga nii, et see, mida oma isiklikule kontole üle kannad, nii palju võid sa ka kulutada. Te ei ole kellelegi midagi ametlikult võlgu. Ja eraisiku tulu pealt makse ei küsita. Lisaks on olemas ka selliseid arendajaid, kes pakuvad järelmakse. Nendele arendajatele saate maksta lõpuni mõnes ehituse faasis või pärast võtmete kättesaamist. Dubai kinnisvaraturule pääsemiseks on teil vaja kõigest 20% pluss 4% summast, mis on madal sisenemislävi. Lisaks on Dubais ka ilus viimistlus. Euroopa jaoks on see tavaline, kuid Venemaa jaoks mitte, seal müüakse niisama betooni. Dubais on kõik korterid viimistletud lõunamaise stiiliga. Jah, nagu Hispaanias. Köök on tavaliselt alati hinna sees, sageli
On see juba seadmetega varustatud, sõltuvalt projektist. Peate ise välja selgitama. Sisse ehitatud kapid on ka igas projektis. Mõnikord on projektist sõltuvalt sees. Ka muu mööbel. Parkimiskoht on ka hinnas. Kui te võtate korteri alla 152, siis üks parkimiskoht, kui rohkem, siis teine. Te ilmselt teate, kui palju maksab Euroopas parkimiskoht ja kui me hakkame korterite hindu võrdlema, jah, ma mainisin, et me ei leidnud Eestis ühtki 140 000 € pakkumist. Kui me oleksime leidnud sellise pakkumise, siis parkimiskoht tuleks omakorda veel hinnale juurde ja sõltuvalt arendajast ja piirkonnast oleks see pluss 5 001 000 €. Kui see oleks kesklinnas, siis 20 000 €. Dubais tasub kinnisvara hinda vaadates arvestada, et parkimine on hinna sees. Mis on veel hinnas? Teil on võimalik maksta kõikide halduslisade eest. Nagu Hispaanias on, kui teil on endal bassein, siis tuleb selle haldusteenuse eest maksta. Kuid bassein on olemas reaalselt igas moodsas kompleksis. Sageli on seal ka lastebassein ja mänguväljak ja jõusaal. Ei pea kuhugi eraldi minema. Kõik on väga mugav. On antud kõik võimalused, et olla ilus, terve. Kui te võtate mitte kõige odavama kompleksi, siis on seal ka saun või hammam, mingi coworking room, võib-olla ka kino, jooksurada, sageli on ka grillimisala ja kõige kõrgema klassi projektides on isegi personaalne parkimine ehk. Kui sa kohale jõuad, võtab inimene su võtme ja pargib su auto, nii et sa ei pea oma autoga parklasse sõitma ja kuskile parkimiskohale minema. Sa lähed lihtsalt välja, annad võtme ja kõik. Saab endale autoga järele kutsuda, mitte tasuta muidugi. Investoritele mõeldud slaid. Järgmine ka. Siin on korruse ostmise eelised. Korrus ei ole lihtsalt korrus, see on hulgitehing, kus on mitu korterit ja sõltuvalt arendajast võib olla 2 korterit, 3, 5. Puudus on see, et kui me võtame järelmaksu edasimüügi eesmärgil ja eeldame, et müüme selle 30% tootlusega või 40% tootlusega, siis peame me olema valmis järgmise sammuks ehk makseks järgmise objekti jaoks. Sest kui me panime sellesse objekti nii 30% sisse, see võttis aga kauem aega, et müüa ja lisaks veel ostja ei ilmunud kohale, siis me peame olema valmis maksma järgmise makse. Plussideks eelmüügi puhul on see, et tõenäosus osta mõnelt arendajalt, see, kellest rääkisin, on 5%, mille me oleme juba arvestanud. Kui sa lähed sisse hulgimüüki, siis saate seda, mida soovite, järjekorraväliselt. Mõned arendajad annavad allahindlusi 2–3%, kuid riskid on minimaalsed. Te ostate kas seda, mis on eksklusiivne, mida teised tahavad osta, või te ostate allahindlusega. Ainus küsimus on, kui palju te teenite. Siin on konkreetne arvutus. Ja kes on huvitatud sellest teemast, võib peatuda ja vaadata numbreid. Aga ma ütlen, et siin on koostanud tabel ühe projekti jaoks. Kui inimene tahab konkreetselt siseneda mõnda projekti, siis me teeme valmis sellised tabelid ja prognoosime tulevikku. Ehk halvimat, parimat, keskmist stsenaariumi. Aga näete, et tootlus investeeritud summast 12–20%, see on väga keskmine. Korruse puhul tootlus 15%, noh, see on lihtsalt väga keskmine, väga tavaline investeering. Seda on oluline mõista, sest kui me läheme eksklusiivsesse projekti, siis on võimalik tabada bingot, kui nõudlus ületab pakkumise väga palju ja tekib järjekord alade järele, mida me võtame hulgi. Sellisel juhul korruse hind koos tootlusega ei ole mitte 15%, vaid võib-olla isegi 50%. Järgnevalt räägin teile mõnest projektist. Vaadake esimest projekti, see on keskpark, see näeb välja täpselt selline. Mul on olemas video, kus ma olin kohapeal. See on 30 min kaugusel merest. 25–30% on seal riiklikud arendajad ja madalakorruselised ehitised, suurepärane kvaliteet, 100% stabiilne arendaja.
Praegu on seal üksteise järel ehitattavat sellises stiilis majad. Ehk siis me võime kohe sisse kõndida, kui mitte siia, siis järgmisesse. Siin on võimalik vaadata, mida pakub see naabruskond. Oluline on öelda, et on piirkondi nagu Kõrre, kus on 10 arendajat ja igaüks lisab oma punktid, oma kohad, oma tornid. Aga on ka piirkondi, kus üks peatöövõtja, kes ostab tüki maad ja ehitab kogu naabruskonna üles koos koolide, koos kauplustega ja see on selline naabruskond, kus arendaja on ühendanud kõik kõnniteed, kõik teed, see on üldplaneering ja tänu selle tunnete end võimalikult mugavalt. Muide, kui ostate selles projektis kinnisvara, siis säästate kohe 2% riigilõivu tasumisest, kuna sealt läheb ka tasuta buss ühte suurimasse kaubanduskeskusesse. Metro lubatakse ka 2027 aastaks ühendada, mis tagab väärtuse kindlat kasvu. Ainuüksi keskparki on juba 50 teine. Lisaks veel igasugused skattepargid, mänguväljakud, erakliinikud, üks suur haigla, 350 kaubanduspinda, mida arendaja ei müü, vaid üürib välja, valides sinna hoolikalt üürnikke. Viimane on väga oluline, kui ostate ja üürite. Kui te muidu saate üürida kellele iganes soovite, siis siin ei teki probleeme, kuna arendaja filtreerib ja annab neid pindasid valdavalt suurtele kettidele ja tõestatud üürnikele. Muidugi ka parkimine, nagu ma ennist mainisin, on hinnas. Kui palju te arvate, maksab stuudiokorter selles projektis? Kui ma tegin ettekande, siis esitasin sama küsimuse live-esitlusel. Kõige sagedamini nimetati järgmisi numbreid. Stuudio selles projektis maksab kõigest 2,000,003,000,000 eur või ust. Päriselt ka, hinnad on sellised. Ja see ei ole kõige odavam projekt, vaid lihtsalt üks kvaliteetne projekt, millel on oma rakendus. See on suure riigifirma tütarettevõte, millel on parim rakendus turul. Rakendus on mõeldud lõppkasutajale. Kui midagi juhtub, kraan lekib, siis te teete pilti, laete selle rakendusse üles ja inimene jookseb teie juurde mutrivõtmega parandama. On odavamaid projekte. Eelarveliselt näitan teile lihtsalt üht väga head varianti, minu arvates on see vähemalt üks parimaid kõigi kriteeriumide järgi ja vaadake, kui taskukohased on hinnad. Hinnad muidugi tõusevad iga uue majaga, mis käivitatakse. Kuu aega tagasi toimunud esitlusel nägid inimesed hoopis teistsugusi hindu sellel slaidil siin. Stuudiot on praeguseks raske saada, kuid võib panna end järjekorda. Kui on soov saada suurem korter perekonnale samas naabruses, siis ostame ilma järjekorrata. Nii. Järgmine projekt on täpselt see, kus on edasimüügitingimused. Arendaja rakendab selliseid projekte järjest ja siin on eriline see, et rõdudel on basseinid. Isiklikud basseinid, mida puhastatakse ilma teie sekkumiseta. Mis tähendab, et basseini puhastus sisaldub maja hoolduse hinnas. Posthandover tähendab seda, et te saate võtmed, olles maksnud mingi osa hinnast ja 40% maksate pärast võtmete saamist. Sisse saab kolida üürnik ja ta maksab. Siis on teil kas midagi kätte jäänud või siis maksate natuke juurde, aga korteri saate endale juba 60% eest. See asub Arjani linnaosas, Dubai Marinast 12 min kaugusel, Business Spiced 14 min kaugusel, ehk siis asukoht on väga hea. Mööbel, tehnika, nutikodusüsteem on ka juba hinnas. Parkimisteenus, concierge-teenus, basseinitrass. Lastebassein, täiskasvanute bassein, mullivan, väliskino, laste mänguväljak, siseruumides jõusaal, grillimisala, aurusaun, saun. Jooksulint ja hooldustasu. Hooldustasu on 15 dirhamit aasta kohta. Kui palju see projekt teie arvates maksab? Ma ütlen teile kohe, et see on kallim. Kõik need projektid,
millel on posthantoverid, võtmed kätte enne kogu summa saamist, võimalusega edasiüüriks. Need on kindlasti natuke kallimad, aga see ei ole midagi üleloomulikku. Pöörake tähelepanu nii siin projektis kui seal projektis. 1 magamistuba, 74 teine. Tallinnas on ühte magamistoaga korterid. Enamjaolt kuni 40 teine. Nägin viimati 36 teine. Kallid kuulajad, palun võtke arvesse, et 1 magamistuba siin ei ole sama, mis Eestis. Siin on veel üks populaarne roheline naabruskond koos pargiga. Me liigume keskmises hinnaklassis, eks. Dubai Hills, siin on näete roheline park ja palju lahedaid mänguväljakuid. On palju rohelust, värske lõhn, madalad ja keskmised hooned, aga mitte tornid. See on üks projektidest, mis alles hiljuti käivitati. Selline oli selle projekti hind ja pindala. Liigume edasi premium kinnisvara juurde. Praegu ma lihtsalt näitasin keskmisi hindu keskmistele korteritele heades naabruskondades, mitte eliitnaabruses. Liigume edasi eliitprojektide juurde. Siin on projekt mere ääres, jahisadamas. Mis müüdi kiiresti välja? See oli Tamak Bay. 3 torni paremal müüdi välja ja kõik muud huvitavad krundid müüdi väga kiiresti välja. Seega käivitatigi Tamak Bay 2. Kus leiab veel praegugi miskit. Kuid parimad maatükid on kindlasti välja müüdud. Ma isegi ei hakka seda eraldi üle käima. Kõik, millest ma rääkisin, on seal olemas. Lisaks on siin veel purskkaevud ehk hoopis teine tase. Täielik otsene vaade merele, kust esimene rida näeb palmi. Kõige magusamad pakkumised näevad välja sellised. Ja te peate olema varakult valmis, kuna kogu maailm jahib neid pakkumisi praegu ja see on kindlasti üks neid võimalusi, mis on edasimüügiks ideaalne. Samuti üks minu lemmikprojekte. See on kõige veerohkem naabruskond. Dubais. Linn linnas. Jah, jälle üks arendaja on võtnud tohutu maatükki ja ehitanud kõik üles ja viinud kõik teed kokku. 11 klastrit, millest igaühel on eri stiilis laguun. Mis tähendab, et te saate kasutada mittemotoriseeritud veesõidukeid, et liikuda selle sees. Te võite ette kujutada, kuidas jalutate välja oma villast või linnamajast, kõnnite paarikümne või 100 meetri kaugusele. Ja pumpate täis enda supilaua, kuhu lapsega sisse istute ja sõidate lihtsalt ringi ümber Künksaare. Ujudes oma naabri juurde, kohtumisele oma sõpradega. Selline keskkond. Ilus. Soovitan seda väga. Villad maksavad küll. Oli see vist viimane või eelviimane Maroko premium naabruskond. Eelmistes naabruskondades olid hinnad madalamad. Siin on otse premium. Eelmistes naabruskondades võib ka veel midagi leida, kuid see on kõige ajakohasem teave. Linnamaja 4 magamistoaga ja linnamaja 5 magamistoaga. Edasi on villa, villa ja villa premium. Pange tähele, villa premium on 2370 teine. See ei ole maatüki suurus, vaid see on villa sisepindala. Seal võib suisa ära eksida, omaette olla täiesti ja tegeleda oma asjadega. On ka väga mugav parkla teie Rolls-Royce'ile. Standardskeem, inimesed mõtlevad pikalt, küpsevad, tahavad odavalt ja kohe. Kinnitan, et valmis kinnisvara on kallis. Praegu valmis olevad kinnistud on pigem halvad. Aga on näiteks olemas üks selline projekti, ehitusjärgus ei suutnud arendaja seda välja müüa, nii et see projekt võib isegi odavamaks muutuda. Head projektid tõusevad enne valmimist hinnas mitu korda, sest neid saab mitu korda edasi müüa ja saada maksimaalset hinda selleks ajaks, kui võtmed antakse. Inimesed on valmis selle eest üle maksma, et saada. Need korterid, kus keegi pole elanud ja mis valmivad kuu aja pärast. Te maksate siin juba valmis korterite eest.
Lisaks sellele, et nad kasvasid ehitusjärgus, läheb 2–7%. Ka agendile. Kui te võtate sekundaarse, mis on täitsa valmis, mitte enam arendajalt, ja uuesti osta kolmandatest kätest. Pidage meeles, kinnisvara on tõusnud, selle väärtus on tõusnud. Siis te ei osta enam arendajalt, vaid pakkujalt ja maksate agendile, ametlikult on see 2%. Kuid suure tõenäosusega on see 5–7%. Alustuseks on vaja 1–20%. Mõni arendaja on nõus võtma 1–0%, annab ülejäänud 1–0% arenduseks, kuid standard on 20%. Nii et kui te soovite osta stuudiotuba 10000130000, siis on teil vaja ainult 20% ehk 20 000, 30 000, 40 000. Olenevalt sellest, mida te valite. Kui te olete kindel oma sissetulekus või kui teil on mõni kinnisvara, mis on turul, siis see tagab teile, et saate oma osamaksed makstud. Astuge sisse, sest kinnisvara väärtus tõuseb. Nii näeb välja maksegraafik. See on esimene projekt, mida ma näitasin, ehk ühe magamistoaga plaan. See oli hind ja me võime veel leida midagi selle hinnaga, kuid see muutub iga käivitamisega kallimaks. On võimalus võtta midagi juba müüdud projektist, kuid on jätnud osamaksed maksmata. See krunt on samuti turul vana hinnaga, me võime ka selle krundi võtta. Nii saab kinnisvara kiiremini valmis selle maksegraafikuga. Vaadake, sissemakse 1–0% ja 2 kuud maksta veel 1–0% ja siis järgmine makse alles 6 kuu pärast. Lõppjärgus võtab see arendaja 50%. Kõik dirhanides. Jah, näete, ma konverteerisin selle eurodesse. Summad on tähtsusetud. See on tõestuseks neile, kes arvasid, et Dubai on kallis. Siin ei ole midagi ebareaalset. Kõik on vägagi reaalne ja sa võid võtta laheda kinnisvara koos basseiniga, palmipuudega, uue asfaldiga, kus kõik teed on uued ja elad päikese all. Kus võid ujuda iga päev basseinis ja käia jõusaalis. Saad seal elada või tulla vahepeal kuuks ajaks. Saad välja üürida ise või meie partnerite kaudu. Meil on olemas inimene, kes tegeleb lühiajalise väljaüürimisega. Oluline on see, et siin te maksate 0% agendile. Te ei maksa mulle minu töö eest mitte midagi ega selle eest, et nõustan teid siin internetis või näost näkku. Te võite vabalt lennata Dubaisse minu juurde ja ma viin teid huvitavasse piirkonda ning tutvustan kõike. See sisaldub kinnisvara hinnas ja minu töö eest maksab arendaja. Ma töötan ligi 100 arendajaga Emiraatides. Me saame pakkuda mis tahes variante. Kõiki neid, mida nägite esitlusel. See oli küll lühike esitlus, et mitte rohkem aega röövida, kuid tegelikkuses on meil sadu projekte veel nimestikus. Kui näete midagi internetis, mis teile huvi pakub, siis saatke mulle info ja ma võin lähemalt selle projekti kohta kõik välja uurida. Säästes teie aega. Muidugi eeldusel, et selline projekt on veel alles, sest enamasti on kuulutused internetis juba ammu müüdud kinnisvaraga. On koduleht, on Facebook, on Instagram ja Telegrami chat, kus ma jagan Dubai kohta erinevaid uudiseid, mida on väga huvitav lugeda ja võrrelda enda kohalike uudistega. Koodi alt saate kõik minu kontaktid. Vastan meeleldi teie küsimustele. Kirjutage mulle isiklikult, julgelt.